Tere, on kätte jõudnud neljapäev, kell on 20:30 ja on aeg alustada Change Reactiga. Nagu te näete, siis tavalisest natukene teistsuguses vormis. Nimelt ei ole me täna teiega otse eetris, kus varem olete saanud meiega otse rääkida, täna saate meiega chattida. Aga ärge muretsege meiga ära, me oleme siin, me oleme Instagramis, me oleme igal pool, nii et kui te meid vaadate, kirjutage sinna ja saame rääkida. Palun annan, et palun mulle alluks ja mu edule oleks aluseks. Ainult nii meie vahel oleks päris seks. Kõik need valed, mille surusin endasse. Nüüd paraneb ajan abihavaga, et see paraneks. Tere, Sergei! No tšau, Marko, what's up? Hea meel on olla jälle siin meie armsas kultuuriklubi baasis tagasi. Ja on põhjust öelda vist selline klassikaline lause nagu septembrikuus kõik on uus. Mida see tähendab tegelikult meie jaoks? No mina tegelikult olen kuulnud, et hästi paljud on mulle öelnud, et septembris ei joo. Et see on midagi uut minu jaoks ja kui suures mitte ainult üks inimene, väga paljud on seda öelnud. Et ma tean, et on olemas ka novembris niisugune no shave november, aga septembris on mingi uus teema, et ei jooda vist või... See on mõned aastad olnud, jah, see on, ma ei tea, kas see on ülemaailmne teema, aga ma tean, et Eestis on täiesti selle nimeline kampaania, mida siis promotakse igal pool sotsiaalmeedias niimoodi. Ma ei tea, kas võib-olla see ongi hoopis täiesti nii-öelda riigi kampaania, et kuskilt, ma ei tea, mingi terviseameti poolt äkki midagi sellist. Ma ei ole kindel, aga kuskilt on endale ka silma jäänud, et on kasutatud kuulsaid influencereid ja reklaamnägusid siis selle, ütleme, sõnumi edastamiseks. Mis ei ole tegelikult üldse ju paha mõte. Ma arvan, et see on väga ilusa sõnumiga kampaania, sest kui mõelda seda, et suvi on eestlaste jaoks ikkagi selline, no ikkagi möllu panemise aeg on ju, et 3 kuud see läheb ruttu, enamustel on puhkused, toimuvad igasugused festivalid, peod, üritused ja loomulikult siis sellega koos, siis mitte loomulikult, aga paratamatult paljudel ka sellega koos selline, ütleme, alkoholi tarbimine käib. Ja miks mitte siis septembris korraks siis anda organismile puhkust ja endale ka natukene, sest teatavasti alkohol on päris väsitav. Või siis olen ma selles vanuses, kus on juba päris koormav, ma ei tea. Jah, mina tegin endale otsuse väljakutse, et elu lõpuni enam. Et vaatab. Nüüd on see siin saates ka välja öeldud, nüüd sul ei ole pääsu. Aga ma loodan, et kui sa peaksid libastuma, et sa siis või lõpeta. Ma tegin tegelikult, kirjutasin judole ka, ütlesin, et kui ma saan plaatinum auhinna muusikamaastikul, siis ma võtan. Aga muidu ei. Et see ongi pigem, et limiteerida juba alateadlikult ennast, et ei ole niimoodi, et kuule, täna võiks. Mul ei ole seda kunagi olnud, aga ikkagi nagu siuke, et ma tunnen, et see pole mulle. Ma tean, et alkohol on tarkade inimeste jook ja mina juua ei oska. Ja no ma ei tea, selles mõttes väga lahe septembrikuu sissejuhatus on tarkuse kuu, on alkoholivaba kuu ja on kindlasti selline grindimise kuu. Mina ise tunnen küll, et okei, ma olen valmis, suvi on läbi, soojus on, tahaks öelda, et läbi, aga tegelikult ei ole, mis on väga tore, et sügis on ka väga soe, et ma tean, mu ema käis isegi täna rannas, mis on 4. september. Fun fact siia lihtsalt. Minu jaoks on see juba külma suplemine, et jah. Ja ma ütlekski, et ma olen valmis alustama uut elu, kuidagi nagu see, kui mõni ütleb, et uus aasta, uus mina, siis ma tunnen, et september see on nagu alati olnud nagu uus hooaeg, sest alati on mindud, on hakanud ju uus kooliaasta on ja tulevad televisiooni uued saated ja nii edasi ja siis ma tunnen ka, et mul on nagu sellise uue hooaja algus või selline restart või siuke mõnus siuke uus hingamine kuidagi. Jaa, ma tunnen sama, ma ei oska öelda, mis see on, aga mingisugune alateadlik mingisugune koputus on käinud, et okei, nüüd on mingi hustle hakkab pihta. Et midagi on muutud, mingisugune uus peatükk algus, ma ei tea, mis täpselt see on,
aga ilmselt mul on mingil määral ka see eelmise nädala neljapäev React, kus tegime natukene ka mussi, et see oli mingil määral pole mingisuguse uue teekonna ettevõtmine. Ma arvan, et see oli päris lahe. Et siuke creative, mingisugune uus teekond elus ka üldse. Ma tunnen, et nüüd septembrist kuni detsembrini ma tahaks panna gaasi täiesti põhja uuesti. Ma olen valmis. Sa oled ju takso, et sa saad seda literal teha. et Schumacher läheb käima. Ma alguses alustasin sõitmist, mulle üks klient ütles, et tõi Schumacher. Ütlesin, et siis ma saan aru, et ma vist kihutan veits. Aga service-minded inimene peab kiiresti jõudma kohale ja Absoluutselt. Aga turvaliselt. Kuulge, aga meie läheme siis tänase saate teema juurde siit, milleks on ToadTag 20, ehk siis täna, kui me seda saadet ette salvestame, on ToadTagi 20. aastapäev ja tuleb siis ka ToadTagil selline vahva sündmus, kus tulevad Eesti siuksed kuumimad hip-hopi nimed kokku ja heategevuslikul eesmärgil siis esinevad vähiravi fondi toetuseks, kuna siis üks ToadTagi liikmetest Revo, siis ma ei tea, kui palju seal kokku puutnud, palju seal kuulnud, paraku lahkus meie hulgast siis aastaid tagasi just vähi tõttu. Ma olen kuulnud. Ja siis ongi selline fond tehtud nagu Forevo, kuhu siis kogutakse selle üritusega raha. Ja ma mõtlesin, et kuna meil oli plaanis teha selliseid erisaateid ja minna ajast tagasi, siis mulle tundub, et praegult on see selline austusväärne teema ja meie võib-olla selline väike support või vähim, mis me teha saame, on see, et me kajastame ka seda teemat siis endas saates ja hoiame Revo nime elus ja au sees. Ja ma arvan, et siin on paslik panna äkki sinna descriptionisse ka link, kus saab siis teha annetuse selle vähiravi fondi jaoks või Forevo fondi. Nii et kui sa tunned, et sa tahad head teha või see teema sinuga haakub, siis siin on link ja julgelt mine siis oma võimaluste piires aita kaasa hea eesmärgi nimel. Ja ma arvan, et mina isegi tean, ToadTag on nii lege, et isegi mina tean päris paljusid laule ja ma arvan, et meie kuulajaskonnas on ju ka tegelikult päris noori, kes võib-olla ka saavad väikse ajalootunni. Et mis on lahe ka see, et meil on sõnad ees, et siis kui midagi jookseb üle pea, siis saad lugeda, et ma arvan, see aitab mind. Et siuke, ma ei olegi niimoodi sõnu ette võtnud ja kuulanud, et nad räägivad küll väga selges eesti keeles, aga nagu ikkagi et hea, kui sa saad nagu, sest kui sa kuulad laule samal ajal loed, siis sa nagu kuidagi jääb paremini külge. Ja ma olen ka ToadTagi kuulanud ju sõna otseses mõttes võib öelda lapsest peale või ütleme sellisest tiineka ajast saati ja nüüd ma ütleks, et ma ei ole päris mitu aastat kuulanud. No on mingeid laule, mis mulle meeldivad endiselt nagu Legendaarne ja Deja Vu ja sellised, aga täiesti teine kogemus, et ma arvan, et siin ToadTagi lugudega juhtub täpselt seesama asi, et avastame kindlasti väga palju selliseid uusi vanu metafoore enda jaoks, mida võib-olla pole varem nii tähele pannud või siis on siuke hea tore meelde tuletus. Aga lähemegi nüüd saate juurde. Oleme täna siis valmistanud ette teile, meile sellise sümboolse playlisti, ehk siis paneme käima ja hakkame vaatama, kuhu see teekond meid viib, nii et ole meiega. Kui teha bändi, kontserde andes mööda maad sõida ringi, rentida stuudio ja seal teha pulli, et koguda respekti ja feimi ja sulli. Aga okei, see kõik ei suju lihtsalt, kui sul puudub lakkei. Keegi, kes asju ajaks, sest see me ei ole usinad, et tööle panna masinad. Sellest räägibki hetkel see beat siin, kuidas ToadTag jälle ei viitsi. Legendaarsed nagu kivipesud siinsid, kätte võtab asja viimase viitsi. Kõik saab korda, ära karda, kõik on see varna. Lükkame kokku, siis saame ja räpime. Proov jääb ära, sest meist keegi meest. Hommikuni Korea karaokees ja telefon, millele
vibe, endiselt vibe, ma ja ütleks. see on klassik, ma arvan, et seda teavad kõik, nagu kui sa ei tea seda lugu, siis... Ja seda lastakse siiamaani piidudel. Ülihaige, ülihaige. Kontserdipaika lõpuks veetud saab tagasi. Soundcheck oli 3 tundi tagasi. Autos enam vähem, kaines ma magasin ja Raiderist korraldaja ei tea mitte midagi. Nii edasi, loots edasi, aga näib, et ei huvita see kedagi. Et laud on kõrge ja DJ mures on, plaate mängida ulataks vaid mures on. Seal juures on üks mikker vähem, mingi juhtme nuss ja sõna teie pähe. Ning et laval pole vett, see põuseks on, et pärast esimest rida hääl on kähe. Laiv algab, mitte tüüne, kohalik helimees on kõige suurem tüüre. Heli keerab pekki ja meie kui metslased mikriga. Ma olen nagu reaalne mingi fanboy. Ma nagu mõtlen nüüd nagu jaa, ma tean neid kõiki sõnu nagu otsast lõpuni ja ma siin laulan neid kaasa. Mõtlen, kas ma peaks varjama oma erutust. Et nagu see on see, et mingi, oh my god, see on minu laul, that's my jam. Või siis Savi lihtsalt naudin, laulan kaasa nii nagu turust tuleb. Pane kaasa ikkagi muidugi. Right. Mikriga monitori sutsaki laivi ajal kolmekesi nõutult me vaatame otsa üksteisele. Rahvas siiski möllab meil lava ees. Sõbrad, kes kontserdil tasuta see. Asjad viimased minutil, sest keegi ei viitsi midagi sebida, saaks pulli. Aga kui rahvas on rahus, siis on põhimõtteliselt ju pohhui. Äkki kui kõik oleks teistmoodi, siis ei oleks enam nii lahe ka. Aga nii need asjad teevad. Reeglid on endiselt industris samad. Kõik asjad alati viimasel mintsil, sest keegi ei viitsi midagi sebida. Aga kui rahvas on rahul, siis on põhimõtteliselt savi. Ütlesid OG. Ma ütlen. Kenka siin on, johta ei tii. Taas kord helged me kõigile. Suure suuga jälle lubame, et varsti väljas plaat ja legendaarne. Kes suud kõik lahti ja hüüame. Ülihaige. Kas seda ei kasutate ka mingi ülipopuis mingisuguse USA laulus või? Nagu teises võtmes on natuke ümber äkki pitchitud või midagi nagu... Ma ei tea, ma olen lihtsalt nii vaimustuses endiselt, sest et ma nüüd tagantjärgi saan aru sellest, et kui suur roll tegelikult sellel lool on Eesti hip-hopis. Kui ütleme ülemaailmse hip-hopi kontekstis me räägime klassikutest nagu Jay-Z ja Nas ja mingid sellised tüübid, siis ma arvan, et Toe Tag on kindlasti Eesti räpi sellises kullafondis. Nad on Eesti räpi selline raudvara ja kindlasti klassik. Kindlalt see laul eriti, see beat, Paul Oja juba tol ajal tegi nagu selliseid biite, et tegelikult kui sa kuulad, see beat on ülilihtne, aga seal on sellised komponendid, mis jäävad meelde, jäävad kummitama ja sa tead juba põhimõtteliselt beati pärast, et see on see lugu. Et see on väga uhke, kui tehakse selles beati, kui praegu mõtlen New School räpi peale, ega mul väga palju beatid kohe niimoodi meelde ei tule. Ja väga unikaalne, ma ütleksin, et kui ma toon paralleeli, siis 3-6 Mafia näiteks, et Toe Tag ongi nagu Eesti 3-6 Mafia, mingid Cooliod, no Tupacid, kõik need legendid nii-öelda, et OG-d. Väga äge. Vaatame kohe teise video otsa. Minu meelest see on, kui ma ei eksi, siis Toe Tagi pankrott on, ma ei mäleta enam täpselt lugude nimesid, ma ei seosta lugu ja nimesid, et see oli vist mu lemmiklugu neil. Aga, ja ma ei tea, kas ma olen kõiki kuulanud. I'm not sure.
Kohe saame teada. Kohe saame teada. Jame papi. Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi. Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi. Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi. Pankrot! Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi. Ja. Kergitan paati, reedest saati Olen eksplodeerinud mitut joogivaati Sõõruma, anna palun oma kreeditkaarti Muidu orgunni ma pean oma atendaati Sest mul on paha, laske mind maha tuumapohmel Ja rahi pole, et lõpp tuleks Klubis käest annan viimse sendi Libedal, Tengel pung on tühi, jälle nendin kibedal Sest keegi ei maksa kunagi piisavalt Oma äridega suurem jagu alati länan Ema aitab küll talt laenata Pidevalt pole hea, seega tea Papi pole meil nii pea Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi. Papi ei saagi, pol mõtet kartaagi. Kulutused meil samas tõusevad karvaani. Papi ei saagi, aga on vajaagi. Papi ei saagi, me papi ei saagi. Papi ei saagi, pol mõtet kartaagi. Kulutused meil samas tõusevad karvaani. Papi ei saagi, aga on vajaagi. Jälgi kontoris käin tööl, et saaks kodus lauda katta Päriselt veel puljonkit on veidi panna patta Aga sõprade käest raha laenamata Võin kinnisvara auto ostuplaanid maha matta Iga jumala ma palgapäeval jälle mõistatan Kuhu kõik see rull läheb jälle ehk maatan Autost ma ei räägi, saaks vähemalt alt ratta Mu tee hea olu nii on raske kui Kolgata Narkaritel peaks Lahe see, kuidas see öelda? Kas see on see kalafilter või? Et kus ta on nagu keskelt ja siis kui sa lähed välja, siis ta nagu teeb seda kala nägu. Ei tea jah, aga ägedalt jah, nagu lahendatud see, kus pea on siuke suur ja keha põhimõtteliselt polegi, käed-jalad, siuke nälgas nagu siuke baby. See on selles mõttes huvitav lahendus, et tänapäeval sa saad tõesti filtreid kasutada, aga kuidas nagu tehti, ma ei tea, 10 või 15 aastat või 20 aastat tagasi selliseid asju. Et see on täitsa põnev mõelda. No tegelikult on ju, räägitakse, et kõik, mida meie näeme, on tegelikult juba 10 aastat tagasi loodud, juba olemas lihtsalt, et avalikkuse ette tuuakse 10 aastat hiljem. Ja tõsi ta on, aga kuulame edasi. Käib välja suure saagi, müüa üritasime maha selle laari Nüüd kehasuitsust imbund ära tõmbasime kraami Nagu tulehauk kuivastus kui oota praami Ja võlga sisse nõudmas käib jõuline genaadi Võlakateks ära võttis fotoaparaadi Vastu lõugu 2 korda ka siis veel saadi Nupagaadi ja papi ei saagi Me papi ei saagi, me papi ei saagi Papi ei saagi, pol mõtet kartaagi Kulutused meil samas tõusevad karvaani Papi ei saagi, aga on vajaagi Papi ei saagi, me papi ei saagi Papi ei saagi, pol mõtet kartaagi Kulutused meil samas tõusevad karvaani Papi ei saagi, aga on vajaagi Papi ei saa öelge Pankrot! Ja kõik naised, kes te meeste käest papi ei saa öelge Kõik rodid kontorist, kes te papi ei saa öelge Pankrot! Kõik tseremonia meestrid, kes te papi ei saa öelge Ja me papi ei saagi Me vahest esineme, küsime vähe rulli Sageli sümboolse tasu, et saaks kuludega nulli Sest esinedes tahame, et ka meil oleks party Aga me pangakaarti, see ei rikasta Sest kas teeme seda kõike sõpradele tasuta Või on korraldaja siga, jätab esinemist tasuta Joome kõik maha, jälle jääme kasuta Elus korra tahaks naisel osta kalli kasuka Ja ei saa ei saagi, me papi ei saagi Papi ei saagi, pol mõtet kartaagi Kulutused meil samas tõusevad karvaani Papi ei saagi, aga on vajaagi Papi ei saagi, me papi ei saagi Papi ei saagi, pol mõtet kartaagi Kulutused meil samas tõusevad karvaani Papi ei saagi, aga on vajaagi Me papi ei saagi, me papi ei saagi Papi ei saagi, pol mõtet kartaagi Kulutused meil samas tõusevad karvaani Papi ei saagi, aga on vajaagi Papi ei saagi, me papi ei saagi Papi ei saagi, pol mõtet kartaagi Kulutused meil samas tõusevad karvaani Papi ei saagi, aga on vajaagi Pankrot! Ma mäletan, kui ma nägin seda esimest korda kuskil mingi ZTV-s äkki oli niisugune kunagi mingi TV3-s olev muusikasaade. Kui ma seda asja nägin, ma nagu see, holy shit, nagu et Eestis tehakse ka niisugust asja.
ja ma ei valeta, kui ma ütlen, et nad nagu automaatselt said mul nagu päevast üks sel ajal nagu lemmikuks pundiks lihtsalt sellepärast, et nad olid nagu nii coolid, nad olid see oli kõige coolim asi, mida sa üldse said sel ajal Eestis näha, sest et räppi küll tehti, A-rühm oli samuti olemas minu teada, Kool D ja võib-olla mõned nimed veel, aga sellist nagu USA pildiga muusika videot ei olnud ma kunagi varem näinud ja siis mul oli see, et holy crap, vaata, mis asi see on, et see on nagu dope, see on nagu kõige kõvem asi, mida ma üldse kunagi näinud olen. Ja see on mul siiamaani meeles, isegi ma arvan, see hetk, kui ma seda esimest korda nägin. Jah, ma ütleksin, et kui sa vaatad näiteks Genka, tema näoilmed kõik, see ongi siuke hästi natuke mingil määral üle võlli, aga see ongi see, mida ma tänapäeva muusikast natuke igatsen, et sellist kuidagi hästi palju tuimust ja siukest nagu ei näidata seda emotsiooni välja. Minu arust Genka tegi ideaalselt seda. Naised ka, keha liigutused, kõik oli nagu väga expressive. Ja ma vaatasin seda, see Me papi ei saagi, aga kas on vajagi, ma ei saanud kunagi aru, aga kas on vajagi, ma arvasin, see on mingisugune Jaapani mingi referents. Ma ei ole kunagi, kas on, et nagu see ongi see, et tegelikult... Kas üldse on vaja? Jah, et see on üldse vajagi, aga see, kus ta seda, et mitte vajagi, vaid vajagi, et see, kuidas sa saad tegelikult mõndasid sõnu natukene muuta seda hääldamist, et tegelikult ka niimoodi saab ja ma arvan, et Genka on puhtalt selle ühe sõnaga, ma olin nagu vau. Et just lugesin siin selle jooksul ja mõtlesin, what, see ongi, et vajagi, et kuidas ma sellest aru ei saanud. Väga huvitav. Ja sa ütlesid, vaata, et eelmises videos, et Genka on seal nii noor. Ma lisaks siia selle, et noored räpparid ka tol ajal rääkisid sellist true värki, päris värki, mis tänapäevalgi esineb päris tihti, eriti noortel artistidel. See, et nagu ta ütles, et teemegi vahepeal esinemisi tasuta, lihtsalt sellepärast, et ka endal oleks party, et endal oleks fun, aga vahel on korraldaja üldsegi siga ja jätab üldse siis esinemis tasuta. Mulle meeldis see riim ka, kuidas see oli nagu lahendatud. Aga see mõte samamoodi, et kas teeme seda kõike sõpradele tasuta või on korraldaja siga jätab esinemist tasuta. Või joome kõik maha, jälle jääme kasuta, elus korra tahaks osta naisele kalli kasuka. Ja see lõpp oli, aga ei saa. See on päris pull. Aastaid hiljem Genka on tulnud selle riimi juurde tagasi. Ma ei mäleta täpselt, mis laulus ta seda ütles, aga ta ütles ühes laulus, et kas oli äkki kõik pois, kus oli vaata see Genka, Metsakutsu, Baby Lõust, Arop ja kes seal kõik olid. Seal ta ütles, et mingi lõpuks naisele ma osta sain kalli kasuka või mingi niimoodi kuidagi. Et päris lahe, et ta nagu kannab seda Genka karakterit niimoodi edasi või nagu, et tal on nagu mingid jooned meeles, et toob mingid vanu temaatikat või nagu sellised mingid läbivaid teemasid ka tänapäeva, et nagu OG fännid, kes nüüd algusest peale kuulanud, võib-olla umbes nagu mina väiksest peale, siis ma sain kohe sellest riimist aru sest see on sellepärast. Me oleme täna ära kuulanud juba siis 2 Toadtagi sellist hiigelsinglit muusikavideot nagu Legendaarne ja Pankrott. Ja mul on hea meel minna nüüd natukene võib-olla selline mainstreami poole pealt natuke tiibimaks ja näidata ka Toadtagi seda poolt. Ja järgmine lugu ongi selline lugu nagu Parim parimast ja Sirksil läheb ka parim parimast kohvi. Paulik. Sest oled seda väärt. Mingi täiesti teise brändi hüüdlause, aga pole hullu. Aga kelle oma see on huvitav? Mingi või? L'Oreal on see, et sest oled seda väärt. Aga ma ei tea, teie vist seda muusikat kuulete või ei kuule, meil kõlari igatahes välja lülitatud. Paneme kõlari sisse. Pole hullu. Palju hullu. Teed ma olen seda ühe korra juba kuulanud. Ära ütle nii. Exposed. Jah, isegi tunnen, et oleks võib-olla kohvi vaja juurde, aga kuuleme selle laulu ära enne, kui me üle kuumeneme. Inimkond, evolutsioon.
töö meie tegemisel malli võttis Jumal Aadama mudelis. Nüüd kirjutame harime põldu ja joome pudelist. Pärast valmis munemist me alustame suremist või algab see protsess juba enne meie kudemist. Enne kui väljud üsast nagu räim konservist. 100 vatti sind pimestab ja doktor ütleb tervis nagu ettekandjale. Vastu kannida sulle laksab, ema verisena voodis, isa haiglakoha maksab. Esimesed sekundid siin ilmas, ma palja vändaga püüan selgeks teha, et ühendage mind taas platsendaga. Mul on külm alates sellest, kui emal algasid tuhud ja miks nüüd ta topib oma rinda mulle suhu. Hakkan aru saama, et see maailm siin head ei tähenda. Vähendab valgust, palun ruttuma, muidu hakkan nutma. Ja ma muidu hakkan nutma. Ja kohver lingsi, keeldu olemast ohver siin ilmas. Tere tulemast kohta, mis on parimast, õgivast, roiskuvast eluvormist minema. Oma kohver lingsi, keeldu olemast ohver siin ilmas. Tere tulemast kohta, mis on parimast, õgivast, roiskuvast eluvormist minema. Ja siis aru sain, et maailm on nagu valesti kokku pandud pusle. Miks on meil nälg üle kohus niku ikalduse? Kas Jumal oli segi, et inimese tegi, pani kokku valesti? Me ei tunne end ju hästi. Kas kuskil on eluvorm, kel kogu aeg on kõht täis? Janu pole, on orgasm, kurb pole, eks näis. Sest valitud vahenditega ma saadan meele rändama. Kus on see dimensioon? Ma joon teise reaalsuse endale loon. Põrdoon juurde joon nagu zoopargi metsloom. Nagu üks mu vana sõber kord kooli ajal kostis, kes USA's käis ja LSD-d seal tihti ostis. Tulevikus inimeste tööks on vaid teha tablette, millest kõik need vajadused kätte saab su keha. Ja hing ja meel, piisav hapniku varu ning ja veel orgasm koguni ja kogu Maslowi püramiid. Saate aru, kõik on olemas, pole vaja käia ei pesemas, ei kusemas, vaid töötamas, vormimas tablette ja neid karmimas, kui praegu siin pole olla võimalik. Tahaks ära lennata siin. Paki oma kohver lingsi, keeldu olemast ohver siin ilmas. Tere tulemast kohta, mis on parimast, õgivast, roiskuvast eluvormist minema. Paki oma kohver lingsi, keeldu olemast ohver siin ilmas. Tere tulemast kohta, mis on parimast, õgivast, roiskuvast eluvormist minema. Tees on Chains FM. Paki oma kohver lingsi, keeldu olemast ohver siin ilmas. Tere tulemast kohta, mis on parimast, õgivast, roiskuvast eluvormist minema. Paki oma kohver lingsi, keeldu olemast ohver siin ilmas. Tere tulemast kohta, mis on parimast, õgivast, roiskuvast eluvormist minema. Siuke karm lugu, et kui pealkiri on parimast ja kui sa pole lugu kuulnud, siis võiks arvata, et tegemist on mingisuguse happy songiga, vaata. Ja siis hakkad kuulama või lugema neid sõnu, siis mõtled, holy shit, nagu kuidas üldse keegi tuleb sellise asja peale, et panna siis ennast seekord beebi perspektiivi ja rääkida nagu sõna otseses mõttes since day one, et mida inimene tunneb, kui ta siia maailma võib-olla tuleb, et juba esimesel päeval ei ole enam nagu nii turvaline olla, kui oli võib-olla seal ema kõhus platsentas, nagu ta seal rääkis. Ja siis edasi siis, et mis siin elus kõik valesti on, et maailm on nagu valesti kokku pandud pusle, et miks meil on kogu aeg mingid probleemid, mingisugused, kogu aeg me tunneme, et kõike on vähe, ma ei tea, siin oli isegi toodud üks selline huvitav ropp sõna ja ma ei tea, nälg, ülekohus ja küsib siis Revo niimoodi, et kas Jumal oli segi, et inimese üldse tegi, pani kokku valesti, me ei tunne end ju hästi, et kas kuskil üldse on selline eluvorm, kel kogu aeg on kõht täis, janu pole, on orgasm, kurb pole, ehk siis
alguses rääkis nagu sellest nii-öelda, et mis see beebi võis tunda, kui ta siia maailm tuli ja siis pärast ta rääkis nagu sellest võib-olla siis reaalsusest, et meil inimestel on kogu aeg see tunne, et ma tahan veel, ma tahan rohkem, me ei ole piisavalt õnnelik, me ei ole piisavalt rahul oma eluga, kogu aeg on midagi puudu, kogu aeg on midagi vähe, ongi, et sa ei ole iga päev õnnelik, mis on tegelikult ülinormaalne, sa ei peagi olema iga päev õnnelik, on ju. Aga et kuhu see laul edasi arenes, on see, et 3. salmis nad hakkavad siis rääkima sellest, et Genka siis mainib, et tegelikult ta nagu vestles ühes sõbraga, kes kunagi USA-s siis proovis microdoosingut või jah, sühedeelikud. Proovis mingisugust siis ütleme ergutit või mis iganes inspiratsiooniallikat ja sai aru sellest, leidis mingi teadmise, et holy shit, et kurat, et kunagi elu ongi ju selline, et võtadki tableti sisse ja sul on nagu kõik vaja, ükskõik. Need samad probleemid, need samad puudused, millest nad enne mainisid, et tulevikus on niimoodi, et kõige jaoks on oma tablett ja sinu asi on lihtsalt käia tööl kohal ja nii-öelda see tablett valmis teha. Jah, kui kinni haarata sellest tabletist, siis rääkides üldse sellest, et ükskõik missuguses sageduse lainel sa oled, kas sa teed sühedeelikuid, mis viib sind siis nii-öelda mingisuguse teisel lainel, on ju, või sa oled kaine, sa oled porjus, alkohol, ükskõik mida sa ei tee, et vahet ei ole, et vahepeal tunda sellist kurbust ja see on ka üks osa meie teekonnast, et seda tunda on okei ja vahepeal seda peab tundma, sest kui sa ei tunne halba negatiivset emotsiooni, siis kuidas sa tead, mis on hea ja positiivne. Ja samamoodi mu ema vaatab ühte Hispaania seriaali, ma tegelikult rääkisime ka sellest enne, Hispaania seriaali, mille nimi on, et rikkad ju nutavad ka. Et vahet ei ole, et kas sa lõpuks saavutad selle materiaalse rikkuse, mis iganes, et ikkagi sul on halbu päevi. Et me arvame, et kui me saavutame selle asja, ma saan selle, siis kõik mu mured lahenevad, ei lahene. Sul tekivad uued challenge'id ja that's the point. Ja samamoodi, et kõik tabletid, mis me sööme, et viimasel ajal tundubki, et iga probleemi, nii-öelda see võib olla probleemi siis tulemi või siis mingisuguse tulemuse edasi lükkamiseks on olemas mingi tablett, aga näiteks ka mis meditsiini esialgne point ongi ju ennetada, et leida mingid potentsiaalsed ennetusviisid, näiteks kui mingisugune haigus levib sinu peres, et ongi, et ennetada, mitte siis, kui juba on asi käes, et ennetada. Ja ma ütleksin, et tänapäeva farmaatsia pihta kui natukene minna, et Monsantod ja kõik need Bill Gates ja kuradi väetiste vähendamised, et me ei lähe selle nii-öelda siis juureni, selle allikani, kus kõik see asi üldse tuleb. Et tihtipeale, kui sa saad aru, mis see allikas on, siis on väga lihtne neid asju palju lihtsam ravida ja et jah, minna selle allika juurde, mitte siis võib-olla seda just konkreetselt probleemi peale mõelda, et olla pigem lahenduse peale, et minu meelest ennetamine on powerful ja mulle näiteks väga meeldib, kuidas ta võttiski selle esimene siis osa sellest loost ongi, kus ta võtab beebi perspektiivi, et tegelikult seal platsentas on ülihea, sa saad otse nabatorust süüa, sul on soe, sa ei pea mõtlema emotsioonidele, vahepeal veits liigud, vahepeal lööd kõhtu, aga at the end of the day kõik on jumala chill. Ja kui on esimesed tuhud, on just puhub külma, tuled välja mingi nutt hakkab pihta. Et ongi juba mingid asjad, mis häirivad, mis seda mugavust nagu lõhub, on ju. Et hakkavad mingid mured, mingid probleemid pihta. Kaka tuleb püksi, tahad süüa, on ju. Et mina olen seda meelt, et kuigi nad lihtsalt toovad selle välja, et nii on, aga minust on see väga unikaalne teekond, see füüsiline, mis me siin oleme mõni 60 aastat, mõni 100 aastat, mõni vähem, et ta on väga unikaalne, täis challenge'id ja ma arvan, et ainukene eesmärk ongi õppida ja poole elu lõpus leida selle iseenda. Et mitte midagi muud sa ei saagi tegelikult leida, sest me kõik lõpetame kirstus samamoodi, samas asendis ilmselt. Et otseselt pole vahet, et võta elust viimast, on minu sõnum, et parimast on ju, et ma ei tea, kuidas hakkasin mõtlema, et see nagu sõnum on niiviisi
aga tegelikult, kui sa loed loo pealkirja, siis parimast. Aga samas on jah, kui sa loed seda refrääni, siis tuleb välja see, et jah, et ära ole ohver ja just selles mõttes küll, jah. Et see ongi see mindseti teema, et jah, et on küll igasuguseid probleeme ja nagu 3. salmist välja tuli, võib-olla isegi läheb hullemaks, aga et ära võtta seda ohvri rolli ja siis oledki juba siis tere tulnud sinna kohta, mis on parimast. Ehk siis kõik on justkui su oma peas. Nagu ref jooksis mul kuidagi natuke mööda minust, jah. Et parimast ongi minu jaoks siis nii-öelda oma mindset. Ja. Ma saan sellest niimoodi aru. Ma arvan, et ohvri roll on väga paljudel probleem inimestel, et miks mina ja nii edasi. Et ma olen seda väga palju näinud, olen ise ka seal olnud aastaid kinni, et ma arvan, et kui sa saad ohvri rollist välja, siis sa oled juba võidu suunas, ma ütleksin üldse. Esimene saade on nüüdseks siis sisse õnnistatud, esimesed lood on kuulatud. Ja. Kuidas see võib-olla erineb siis sellisest tavapärasest reaktist, et muidu ikka otse eetris on selline väike siuke adrekas on sees, et kas nüüd tunned, et saad nagu vabamalt võib-olla mingitest teemadest rääkida või isegi segamatult, et vahepeal ikka muidu mõte läheb, vaatab nende kommentaaride peale, siis läheb üldse teema meelest ära, mis sa rääkisid enne. Kuigi see on alati tore, kui kommentaare on jäetud ja ootame ka siiamaani ja ka praegu neid kommentaare. Jah, saate jätta kommentaari tulevikku. Ma küsisin küsimuse, aga ma rääkisin nagu väga palju sinu eest juba ära. Vastates küsimusele, kuna me oleme seda laivi teinud nii pikalt, siis ma ütleksin, et see formaat on lihtsam. Et ma arvan, et laivide tegemine 2 aastat vist on sitkuse proov. Isegi kui mitte 3. Et see on teistsugune. Ma vahepeal unustan, et me ei ole laivis. Et, sama. Aga on teistsugused challenge'id, me peame teisi asju jälgima. Natukene ka, ma arvan, et need asjad võib-olla rohkem on tagamatas, ehk siis see monteerimine ja kõik see on ilmselt nagu teistmoodi töö. Aga laivi tegemine on see, et teed laivi ära ja ongi tehtud. Ja seal on see, et ja laivide puhul on see, et kui sa midagi ütled, sa ei saa seda tagasi võtta. Tegelikult, kui me vaatasime seda, mis me juba praegu oleme öelnud, ehk siis nii-öelda testmaterjali vaatasime läbi, siis kõik need mõtted, mis mul algus olid, et selle koha jätaks välja praegu, et ma vaatasin seda nagu mingit podcasti ja ma ütleks, et ma ei jätaks mitte midagi välja. Sama. Et see on lahe. Selles mõttes, et kuna me oleme tegelikult nii pikalt teinud, et siis mingisugune juba siuke, et ei olegi väga siukest kaamera hirmu või kui kunagi oli tohutu esinemishirm, siis nüüd ma praegu nagu see on täiega aidanud, et ma arvan, et see on lahe formaat ja endale ka põnev, nagu jumala põnev on teha täiesti teistsugune, et ma ei ole kui suures mitte kunagi meie salvestatud reakte tagantjärgi vaadanud. Et see on minu jaoks nagu done and gone, aga nüüd ma saan ka ise vaadata, sest ma ju ei tea tegelikult mingid asjad peale, jah, et see on nagu teistmoodi. Lahe, et laivis on see, et ma tean, mis kõik laivis toimus, et kommentaar oli ka ees, siin meil ei ole kommentaare, ma ei tea, mis inimesed sellest arvavad, et ma lähen tagant järgi ja vaatan ise ka veel seda videot, selles mõttes. Et laivis mõnes mõttes on asi nagu rohkem kontrolli all, et jah, sa ei saa öeldud nagu tagasi võtta, aga sul on jällegi see, et keegi sulle ütleb midagi, sa saad kohe nagu vastata, et nüüd meil praegult on see olukord, kus me oleme lihtsalt sellised, nagu me oleme ja võtke või jätke. Ja samas ma arvan, et see on see autentsus, mida me oleme ammu juba igatsenud. Ja, et mingil määral tegelikult on see, et ma tean, et kui ma midagi väga nii-öelda crazy't ütlen, siis me lõikame selle välja, mida võib juhtuda. Aga ma ei usu. et või siis kaamera jälle lõikab selle ise välja. Jah, et äkki ma saangi lihtsalt võib-olla veel vabamalt võtta. Tegelikult ma juba jumala chill, ma üldse nagu kuidagi see mingi mugavus ja mingisugune, mitte otseselt comfort zone, aga siuke mingisugune juba oma element on sees, et selles mõttes, et loodame, et rahval hakkab ka see formaat meeldima, saame videotele panna rohkem mingisugust detaile, teha visuaalsemaks, põnevamaks, mingid miime lisada, et eks selles videos sound effekte värki. Eks selles videos juba nägite,
sest antud hetkel see on outro. jaa. Et jah. Pluss annab nii palju jah, võimalust meil esiteks ütleme selliseks loominguvabaduseks ja teine hea külg on sellel see, et meil on ütleme selline paindlikum majagraafik ja sellest lähtuvalt saame siis palju mugavamalt ka saatekülalisi kutsuda, et varasemalt oli see, et tule nüüd neljapäeval või ei saa üldse. Ja tegelikult see avab veel ühe ukse, mis on mitte ainult eestimaine kraam, et kui me saame teha ka välismaa kraami, lihtsalt ilmselt seal ei saa tervesid lugusid lasta, et lihtsalt ongi mingid teatud hetk, et natuke tuleb lõigata, aga mis on fine, kõik teevad niimoodi, et ma saan võib-olla näidata, ma saan võib-olla näidata, mis kraamiga mina üles kasvasin näiteks. Et mul Spotify's 8500 lugu ühes playlistis, et kui te tahate, et siis ma võin seda share'ida siin selles descriptionis pärast. Et seal on muusikat on, mida kuulata selles mõttes, et see avab jälle teisi. Ma usun, et on nii palju kraame, mida saaks rakendada ka Eesti artistidel oma muusikas, et inspiratsiooni mõttes selles mõttes. Need ööd on nii pikad ja päevad veel pikemad, võte võid sinust, sest sõnad on kibedad. Tormama pimedas sa oled valgus, sa oled pöös, miks ma olen armunud, teised sa aru, mis meil on see.